tulemast vaatama vestlussarja Punanurk, mille raames me uurime kommunistlike režiimide toimimist, ideoloogiat ja selliste režiimide poolt toime pandud kuritegusid 20. sajandil. Sarja teeb Eesti Mäluinstituut, mis on juba üle 20 aasta tegelenud selle temaatika uurimise ja teadvustamisega. Viibime Eesti sõjamuuseumis, mis asub Eesti sõjavägede ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri Viimsi mõisas. Kindral Laidoner oli represseeritud 1940. aastal Nõukogude võimu poolt. See on ilmselt väga sobiv koht selleks, et rääkida vabadussõjast. Täpsemalt vabadussõja ajal Eesti territooriumil aset leidnud punaterrori kuritegudest. Kutsusin sellel teemal rääkima, oma teadmisi jagama ajakirjaniku ja ajaloolase Taavi Minniku, kes on muuhulgas kaitsnud magistritöö teemal terror ja repressioonid Eesti vabadussõjas. Tere! Tere ka minu poolt! Nõukogude Venemaa ründas Eesti Vabariiki 28. novembril 1918 ja kohe järgmisel päeval Narvas kuulutati välja Eesti töörahva kommuun. Ilmselt seda saab pidada selliseks riigitaoliseks moodustiseks Eesti territooriumil. Mida siis see kommuun endast kujutas ja kes seda juhtisid? Tegelikult selles on nähtud kui niisugust, ja kahtlemata bolševikud ka tahtsid, et selles nähtaks sellist riiklikku moodustist. Aga kui me vaatame selle moodustuse ajalugu, siis me peame minema tagasi sama kuu keskpaika, kui Punaarmee 7. armee juhid tegid vastava korralduse, et nad juba valmistusid teatavasti Eesti territooriumile tungima ja nemad tegid juba ettevalmistusi selleks, parasjagu käis vägede koondamine ja nende korraldus oli moodustada ka tsiviiladministratsioon Punaarmee tagalas. Ja tegelikult see oli väga levinud praktika, et kui me vaatame näiteks kas või Poola Nõukogude sõda, siis selle konflikti alguses loodi Polrevsovet, mis pidi olema samamoodi selline revolutsiooniline valitsus, Nõukogude Poola esindaja, mida juhtis Felix Edmundovitš Dzeržinski, kes on siis läinud ajalukku kui tšekalooja ja sarnaselt nendele igasugustele teistele bolševike poolt loodud marionettmoodustistele ega peale vastupanu allasurumise ja kohaliku elanikkonna terroriseerimise nendel muid funktsioone nendel nukuvalitsustel ei olnudki. Muidugi siin on kirjutatud palju sellel teemal, on ju kirjutatud seda, et kohe andis Lenini valitsus Eesti töörahva kommuunile näiteks 10 miljonit rubla laenu, tunnustas seda, aga esiteks, kuidas saab maksta niisuguse riikliku moodustuse tunnustus, keda keegi teine ei tunnusta maailmas. Ja teiseks, ega see 10 miljonit rubla, see maksis toona reaalsus sama palju kui ütleme see paber, millele see oli trükitud. Ja samamoodi kõik need igasugused natsionaliseerimised, ega ütleme ausalt aastal 1918 lõpus, kui juba meie suurtööstus ja keskmine tööstus oli juba üle 1,5 aasta seisnud ja ka ütleme meie põllumajandus eelkõige tegeles sellega, et toota iseenda tarbeks ei ongi palju midagi nagu natsionaliseerida. Nii et üldiselt mina nimetaksin seda punast terrorit, mina nimetaksin seda erioperatsiooniks, mis viidi läbi Punaarmee tagalas ja põhimõtteliselt see oligi ainukene funktsioon, mida toona teostas Eesti töörahva kommuun. Kui otsida näiteks paralleele tänapäevast, siis väga sarnane on olukord näiteks nende moodustistega, mis tänapäeval eksisteerivad Ida-Ukrainas, mis ei suudaks samuti võib-olla 2-3 nädalatki ilma Venemaa toeta vastu pidada. Ja täpselt samamoodi oli ka Eesti töörahva kommuuniga, mis ei oleks mitte mingisugusel juhul suutnud ilma Nõukogude Vene ja Punaarmeeta eksisteerida. Ja mis eristab seda ka näiteks Eesti ajutisest valitsusest, kui me vaatame Eesti vabadussõja ajalugu, siis põhimõtteliselt eestlased vabastasid oma maa kevadeks 19 ja pidasid vastu vabadussõja kõige rängemad momendid veel ilma selleta, kui enamus välisabist
mille eest ka loomulikult tuli maksta, nagu me teame tegelikult, mis ei olnudki selles mõttes nii abi, aga kahtlemata selles olukorras oli äärmiselt oluline toidu- ja relvaabi. Et Eesti noor riik pidas kõige raskemad ja kriitilisemad momendid vastu ka ilma välisabita, mida Eesti Töörahva Kommuun poleks mitte iialgi suutnud teha. Seesama Eesti Töörahva Kommuun moodustas sellise organi nagu kontrrevolutsiooniga võitlemise komisjon, ehk siis see põhimõtteliselt Tšeka kloon. Ja loomulikult tal olid ka regionaalsed osakonnad. Narva osakonnas koostati sellise dokumendi nagu arreteeritud valgekaartlaste, spekulantide, röövlite ja teiste isikute nimekiri. Kas te saaksite natukene dešifreerida seda pealkirja? Ehk siis keda ja mille eest poliitilistel kaalutlustel bolševikute vabadussõja ajal tsiviilisikutest hukkasid? Ma pean kohe ütlema, tunnistama seda, et ma ei ole kunagi näinud oma silmaga ühtegi varem ette valmistatud mahalaskmisnimekirja, kuigi ma olen näiteks kohanud Eesti ajakirjanduses toonasest aastast 18. detsember teateid näiteks sellest, et Jõhvis olevat kinni võetud enamlane Anslaut, kes pärast muutis hiljem ära oma nime Richard Majakuks ja kes on tuntud siis ka kui partei ajaloolane hilisemast ajast ja partei arhiivi juhataja, et tema käest olevat üks selline nimekiri kätte saadud. Aga ma toonitan veel kord, ma ei ole seda nimekirja kunagi oma silmaga näinud ja ma isiklikult ka kahtlustan, et neid nimekirju ei pruukinud füüsiliselt olla valmis, kuigi siin ei saa üldsegi selles kahelda, et enamlaste valitsusel ja enamlastel oli kavatsus oma vastaseid füüsiliselt hävitada. Et kui me vaatame, siis terror, ta ongi selline asi, mida kasutavad ainult nõrgad. Et kui oleks enamlastel olnud mingisugused teised moodused elanikkonna veenmiseks, siis kahtlemata nad oleksid neid kasutanud, aga neil ei olnud midagi muud peale toore vägivalla tollel hetkel kasutada. Ja seda nad ka tegid, selleks olid neile sobivad kaadrid, igasuguse lumpenproletariaadi ja marginaalse elanikkonna kihtide näol, kes muidugi rõõmuga kasutasid ka seda olukorda ära, et saaks röövida, saaks tappa, saaks kätte maksta mingisuguste varasemate justkui solvangute eest. Aga kui me pöördume tagasi nende kategooriate eest, et keda taga kiusati, keda represseeriti, siis alustame arvudest, et see minimaalne arv, palju punase terrori läbi aastatel 18-19 Eestis hukkus, see oleks 700 inimest. Et see on nagu arhiivimaterjalide puhul kinnitatav. Aga kui me vaatame veel eraldi ka näiteks kirikuraamatut, otsime toonasest ajakirjandusest, otsime kas või mälestustest, siis me jõuame selleni, et neid inimesi, kes punaste käe läbi hukkus, oli kahtlemata Eestis rohkem kui 700. Ja vähemalt nende nimekirjade põhjal meil on teada, et 18-19 Eesti punased arreteerisid 2500 inimest. Et kui rääkida arvudest. Ja kui rääkida kategooriatest, siis põhimõtteliselt meie punased kasutasid seda sama metoodikat, mida kasutasid nende suuremad vennad Petrogradis ja Moskvas aastal 18 sügisel, kui päästeti valla niinimetatud suur terror. Väga paljud nendest olidki komandeeritud siia juba 29. novembril Moskva ja Petrogradi Tšekast. Nendel oli kogemus, nad olid seda näinud, nad ei kartnud inimesi tappa, nad olid täiesti halastamatud, et nendel mingisuguseid sööme piinasid see esile ei kutsunud ja nad olid täiesti õiged inimesed sellise asja tegemiseks, kui ennast niimoodi väljendada. Aga kui rääkida nendest kategooriatest, ja nüüd ma jõuangi lõpuks nende kategooriateni, siis kui me vaatame, mida tegid bolševikud, nad vahetasid välja tava kohtupidamise praktika ja
kodifitseeritud õiguse, nad vahetasid välja selliste häguste, ümmarguste kategooriatega: kontrrevolutsionäär, valgekaartlane, mustsadalane, spekulant ja nii edasi, nii edasi. Ja nende kategooriate alla võisid teoreetiliselt langeda ükskõik kes. Et loomulikult olid juba enne seda, kui nad Eesti territooriumile sisenesid, nad olid juba andnud välja read dekreete Nõukogud Venemaa eeskujul, et olid kuulutatud lindpriideks nii mõisnikud kui ka siis Eesti ajutise valitsuse toetajad. Suletud olid igasugused poliitilised organisatsioonid ja ajalehed ja inimesed, kes nendega olid seotud, oleksid pidanud loomulikult ennast ohustatuna tundma. Aga nagu ma ütlesin, need kategooriad, need olid väga hägused, need olid väga universaalsed, need olidki jäetud meelega väga sihukesteks venivateks, et vajadusel hävitada ja likvideerida, keda parasjagu bolševikel tarvis oli. Et ka näiteks Felix Edmundovitš Dzeržinski on öelnud 18. aasta lõpus, et teie räägite mulle mingisugusest uurimisest, juurdlusest, kohtust, aga andke andeks, te saate täiesti valesti aru, et CK ei ole selleks, et midagi uurida või juurelda, vaid ikkagi selleks, et ikkagi partei vaenlasi hävitada. Ja kui me vaatame eraldi neid ohvrite gruppe, siis tõepoolest näiteks siin langes Eesti Töörahva Kommuuni ohvriks nii õigeusu vaimulikke, luteri vaimulikke, kohalikke mõisnikke, kes õnnestus nendel tabada. Aastal 18 detsembris, 19 jaanuar, veebruar põhimõtteliselt kõik Eesti sõjaväelased, kes langesid punaste kätte vangi, lasti kohe maha CK poolt. Ja näiteks kui me vaatame, siis seesama bolševike valitsus pidas Eestis ka väga jõhkrat võitlust salaviina müügi ja salaviina ajajate vastu. Et see on täiesti nagu omaette kategooria. Et teatavasti oli kuiv seadus samal ajal ka Eesti Vabariigis, aga loomulikult nii drastilisi vahendeid ei kasutatud. Et kui Eesti Vabariigis keegi ei salaviina müügi ja ajamisega vahele, siis tavaliselt oli tulemuseks ikkagi trahv, eks ole. Samas kui Eesti Töörahva Kommuuni, niinimetatud Eesti Töörahva Kommuuni aladel oli see puhtalt siis komissaride otsustada, kes elab ja kes mitte. Aga kui me vaatame, siis põhilise osa nendest ohvritest moodustasid ikkagi tavalised inimesed, kes ei olnud eriti rikkad, kes ei olnud eriti haritud. Et kõige tavalisemad Eesti inimesed ja mitte ainult Eesti inimesed olid need, kes langesid 18-19 Eesti enamlaste ohvriks. Te mainisite, et mahalaskmisnimekirju kui selliseid te ei ole näinud ühtegi. Aga millised siis on need kõige tähtsamad ajaloolasele, kõige tähtsamad arhiivallikat, mis võimaldasid kokku panna siis terrori ohvrite nimekirja vabadussõja aegu? Meil on olemas Töörahva Kommuuni fond Riigiarhiivis, mille all on siis kõik see, mis on õnnestunud ja mis on nagu säilinud nendest enamlaste komisjonide, kontrrevolutsiooni vastu võitlemise komisjonide tööst. Seal muuhulgas on ka nimekirjad arreteeritutest ja mahalastutest, mis ma ütlen kohe ei ole täielikud. Et nende nimekirjade põhjal me saame kokku umbes kuskil 500 nime. Kuid see ei ole siis, nagu ma juba ütlesin, see ei ole täielik nimekiri. Peale selle alustasid Eesti Vabariigi võimud vabastatud aladel koostöös 3 erinevat ministeeriumi ja prokuratuur alustasid kohe ka enamlaste kuritegude uurimist ja väga sageli see, mis seal pilt avanes näiteks Rakveres, Palermos või Kreenholmi Sibiaukude juures Narvas, see oli vapustav ja see ei vapustanud mitte ainult siis Eesti avalikkust, vaid uudised sellest ja ka fotoülesvõtted Eesti diplomaatide kaudu jõudsid toonastesse Saksa, Itaalia, Prantsuse, Inglise lehtedesse
ja isegi lääne lugeja jaoks oli midagi täiesti vapustavat kogu see jõhkrus ja sadism, mida nad nägid. Kuidas need suuremad hukkamispaigad päevavalgele tulid? Kas Eesti Vabariik viis läbi ka korraliku kriminaaluurimise ja kas ta suutis tuvastada ka süüdlasi? Erinevate Eesti Vabariigi sõjaväe väeüksuste juurde olid moodustatud 19. aasta kevadtalvel, 18-19 kevadtalvel erakorralised sõjaväljakohtud, mille alla anti ka mõned siis kohalikud enamlased, keda süüdistati siis selles, et nad olid osa võtnud kas siis nendest karistussalkadest, mis Eesti Töörahva Kommuuni aladel tegutsesid, või siis olid kellegi peale kaevanud või olid aidanud kedagi represseerida, kedagi taga kiusata. Et selliseid juhtumeid kahtlemata olid, aga need suured süüdlased, nemad pääsesid kõik paraku pakku Nõukogude Venemaale. Ja samas, kui me vaatame ka seda Tartu rahu erinevaid sätteid, siis Tartu rahuga ju tegelikult mõlemad pooled ju loobusid nendest pretensioonidest. Et Tartu rahus on ju ka niisugune punkt, mille järgi siis loobutakse vastaspoolel võidelnud vastutusel võtmisest, millest tegelikult Nõukogude Venemaa ehk siis hilisem Nõukogude Liit ei pidanud kinni. Ja nagu on teada, seda kasutasid ka näiteks Eesti ohvitserid, kes langesid 40-50 aastatel NKVD, hiljem siis NGB ja mis need erinevate nimetustega NKVD järglased olid, hammasrataste vahele üritasid kasutada oma kaitsena, et tooge mulle siia Tartu rahu tekst, seda ütles ka näiteks Johann Laidoner, kui teda süüdistati kontrrevolutsioonilises tegevuses aastatel 1918–1920. Et see Tartu rahu tekst oleks pidanud siis mõlemale poolele pakkuma ka kaitset. Väga paljud jätkasid oma tegevust Tšekas, aga ka siis Nõukogude Venemaa välisluureorganites. Et põhimõtteliselt sai nendest tulevane niisugune Tšeka kaader, kes siis olid, nagu välja kukkus, olid ajutiselt komandeeritud Eestisse, jätkasid teisel pool Narva jõge selle sama tegevusega, mis nad olid teinud Eestis, ja keegi nendest kahjuks Eesti Vabariigi kohtu ette kunagi ei jõudnud. Aga nii palju, kui ma olen näiteks uurinud nende elulugusid endises Nõukogude partei arhiivis, mis asub Moskvas, mille lühend on RKSPI, mis on siis Vene riiklik sotsiopoliitilise ajaloo arhiiv. Seal on võimalik tutvuda nende inimeste elulugudega, mis nad on ise pannud kirja, et kunagi oli niisugune asi nagu vanade bolševike klubi Nõukogude Liidus 20. aastatel. Sinna kuulumine andis mingisuguseid soodustusi, oli muidugi ka niisugune, ütleme, prestiiži küsimus. Ja nende elulugude põhjal ja seda, mida me teame nende edasisest saatusest, ega keegi nendest õnnelikuks ei saanud. Ja 30. aastatel, alates 36. aastast, nad langesid selle sama masina hammasrataste vahele, mida nad ise olid kunagi käitanud. Et ellu ei jäänud seal Nõukogude Venemaal nendest praktiliselt keegi. Mõned nendest jõudsid enne 36., 37., 38. aastat, kui hakati igal pool nägema spioone, kahjureid, välisvaenlast, jõudsid ka surra loomulikku surma. Paljud olid võõral maal, ei osanud seal korralikult kohalikku keelt, ei sulandunud sinna, nendest said alkohoolikud. Et ega nendel võib kokkuvõtteks öelda niisugust, keegi nendest õnnelikuks ei saanud. Stalin käsitles neid ilmselt selle vana Lenini kaardiväe liikmetena ja loomulikult ta üritas neid välja puhastada süsteemist, et oma uusi inimesi paigale panna. Kuna mingi hetk ilmselt nad kõik adusid, et nüüd, kui mitte täna, siis ilmselt homme saabub minu lõpp läbi selle minu armsa Nõukogude riigi käe, siis kas olete pannud mälestustest ka tähele või mingisugustest fragmentidest,
mõningaid ümberhindamisi oma tegevuse kohta või seda sealt ei leia kunagi? Ma ei ole mitte kunagi midagi sellist kohanud ajaloolasena, et see on väga tegelikult harv juhus, kus inimesel on julgust tunnistada, et on eksinud, ta on midagi valesti teinud. Ja kui me vaatame kas või neid teise maailmasõja aegseid kurjategijaid, siis nende hulgas oli ka kahetsejaid väga vähe, ikkagi enamasti otsiti põhjendusi oma tegevusele ja otsiti süüdlasi teiste hulgast. Et täpselt samamoodi on ka nende puhul ja vastupidi, nii palju kui ma olen ka hilisemate KGB struktuurides töötanud inimeste kokku puutunud, siis tegemist on ikkagi auasjaga. Ja kui ma olen kuulanud nende mälestusi nendest vanadest tšekistidest, kes seal 30-ndatel, ütleme, Nõukogude Venemaal tegutsesid ja peale 40. aastat siis ka Eestisse tulid, siis nemad on rääkinud seda, et kusjuures see kaader veel töötas Eesti NSV KGB-s kuni siin 60. 70. aastateni, siis nad, kes ei olnud ennast põhja joonud, saadeti pensionile ja nii palju, kui ma olen ka mälestustest kuulnud, nende kolleegide mälestustest, et see, et seal lasti kulakutele ja bursuidele lasti kuuli pähe, see oli suur auasi toona nende jaoks. Et jah, mingisugust kahetsust ma nende inimeste puhul ei ole kunagi kohanud. Et kas nad tõepoolest omasid väga suurt sellist initsiatiiv välja ja ei sõltunudki liiga palju siis Nõukogude Venemaa keskvõimust või siis siiski sealt tulid otsesed korraldused, mis olid koheselt kohustuslikud täitmiseks ka? Ma arvan esiteks, et kui me vaatame seda Nõukogude süsteemi aastal 18-19, siis selle suutlikkus ei olnud siukest, et kõike kontrollida, igal pool olla, et paratamatult oli koha peal väga palju vabadust. Ja täpselt samamoodi puudutab see ka Eesti enamlasi ja eelkõige seda, keda nad siin hukkasid, keda nad siin kinni pidasid, et selleks ei tulnud kuskilt suuniseid Moskvast ega Petrogradist, aga need samad inimesed, kes olid siit 18 algul, jaanuaris ja veebruaris sunnitud põgenema, nad tulidki tagasi selle sooviga, et nad maksavad kõigile kätte. Ja seda nad ka üritasid siin teha ja ainult see, et Eesti territoorium õnnestus nii kiiresti vabastada, päästis, ma arvan, ikkagi sadu ja sadu inimesi. Aga kui me vaatame ka näiteks seda, mida on näiteks Lenini kirjutanud, kui 18. aasta sügisel oli Loode armee pealetung Petrogradil teist korda nurjunud ja Nõukogude armee ehk siis Punaarmee, nagu seda toona nimetati, uuesti Eesti piiridel, siis Lenin kirjutas, et on vaja tungida Eesti territooriumile, puua siin üles mõisnikke, rikkaid talupoegi, et põhimõtteliselt kogu see süsteem, mis oli peale oktoobripööret loodud, oligi selline brutaalne, jõhker ja need inimesed, kes olid selle juures olnud, nad automaatselt tõid need praktikad, mis olid kasutusel olnud Moskvas ja Petrogradis, ka Eesti linnadesse, Narvasse, Tartusse, Võrusse, Rakverre. Seesama töörahva kommuun koos siis abijõududega asus kohe okupeeritud aladel sundnatsionaliseerima varasid ja keelama igasuguseid kogunemisi, usuelu loomulikult ka. See alati ei päädinud otsesse füüsilise vägivallaga, küll aga need olid väga jõhkrad administratiivsed siis meetodid, mida tolleaegse Eesti Vabariigi seaduste järgi pidi käsitlema kui inimeste vabaduste lubamatut riivet. Kas saaksite natuke rohkem neid episoode analüüsida? Just huvitab ühiskonna, tolleaegse siis Eesti ühiskonna osa, kes sattus okupatsiooni alla, suhtumine sellesse meeleolud. Kas seda on üldse uuritud? Kas te olete kokku puutunud vastavate mälestustega? Seda ei ole väga palju uuritud, sellepärast, et nagu me teame, Eesti riik on väike, eks ole, meil on vähe ressursse, meil on võib-olla suur osa ühiskonnast ei ole nõus, meil on siiski vähe ka ajaloolasi, kes võiksid selliste teemadega tegeleda.
ja tegelikult selles mõttes nagu uurimist on palju, aga nii palju, kui ma näiteks võin näiteks mälestuste puhul kohta öelda, on see, et näiteks Tartust enamlaste võimuajast on säilinud sellised mälestused, et esimesed nädalad elu jätkus vanaviisi ja siis seal millalgi 19. aasta alguses, seal jaanuaris, käis mingisugune niisugune murrang. Inimesi hakati massiliselt arreteerima, hakkasid levima igasugused jutud, kahtlemata, eks ole, seda ei saanud varjata, et seal Emajõe jää peal inimesi tapetakse püssitulega ja topitakse jääaukudesse, et sellised asjad ei jäänud kindlasti märkamata. Et mis puudutab enamlaste toetust, siis kahtlemata see oli seniidis Eesti aladel seal 17. aasta sügisel, kui olid valimised Venemaa asutavasse kogusse, kus siis enamlased said seal kuskil kogu sellest valijate häältest kuskil seal 40%. Edaspidi hakkas see pidevalt kahanema. 18. jaanuaris, kui olid välja kuulutatud Eesti asutava kogu valimised, mille need samad enamlased katkestasid, kui nad nägid, et nad ei suuda seal saada enamust, seal oli nende toetus juba kuskil 35%. Ja oletada võib, et see toetus oli langenud juba kõvasti ka 18. aasta lõpuks ja kindlasti Vabadussõja jooksul see langes veel ja veel. Et kes olid need põhilised kihid, kes toetasid enamlaste võimu, need olid vabrikutöölised, kes seisid toona jõude. Põhimõtteliselt kogu tööstus oli meil seiskunud 17. aasta jooksul. Ja need olud olid kindlasti raske ja kindlasti selliseid elanikkonnagruppe oli lihtsam agiteerida ja kui me vaatame ka nende toetust Vabadussõja järel erinevatele kommunistide variorganisatsioonidele, näiteks kohalikel valimistel, nad võitsid esimesed kohalikud valimised Tallinnas, Tartus oli nendel arvestatav toetus. Et see toetus enamlastele kommunistidele, ta oli kogu läbivalt siis 20. aastate, aga see on minu isiklik hüpotees, et kui tuli see vapside liikumine, siis suuresti niisugune linnalumpen asus toetama seda uut liikumist, mis tegelikult ei olnudki nii palju erinev enamlaste omast, et siin on täiesti nagu arutletud, et vapsid, et mida nad siis tahtsid, et võib-olla nad tahtsidki teha niisugust rahvuslikku kommunismi. Et kahtlemata, et isegi kui nende juhtidel oleksid olnud head kavatsused, siis sellise elektoraadi survel nad oleksid pidanud varem või hiljem oma poliitikat korrigeerima. Aga mis puudutab nende usuvastast poliitikat, siis nagu ma juba mainisin, olid välja antud vastavad dekreedid Nõukogude Venemaa eeskujul, kõik usuorganisatsioonid, usuõpetused Eesti territooriumil keelustatud. Eesti Töörahva Kommuuni käe läbi otseselt hukkus siin 5 või võin ka eksida 6 luteri õigeusu vaimulikku ja põhimõtteliselt nendel territooriumitel, mis olid nende kontrolli all, usuelu lakkas olemast. Selle asemel, kui me vaatame kas või näiteks meie filmiarhiivist vaatame ajaloolisi ülesvõtteid, näeme, kuidas suured kirikud nagu Narva Aleksandri kirik, Narva linnakirik, kuidas nad on täis riputatud punaseid lippe, punaseid loosungeid ja kui me loeme seal kaasaegsete mälestusi, siis olevat seal kantslist üles astunud leegitsevate kõnedega, leegitsevate jutumärkides, siis toonased Eesti enamlaste juhid. Et mingisugust usuelu ei saanud nendes tingimustes mõistagi olla ja muidugi oli selle kiriku struktuuridega seotus, tähendas otsest ohtu inimeste eludele. Mis puudutab Eesti Töörahva Kommuuni majanduspoliitikat, seda on palju analüüsitud ja siin on nähtud näiteks olulist viga selles mõttes, mida heitsid ette juba nõukogude ajaloolased Eesti enamlastele,
et nad ei teinud sellist samasugust kavalat nüket, nagu olid teinud bolševikud Venemaal. Et nad võtavad ära maa ja annavad selle, kas või siis ajutiseltki jagavad talupoegadele ära. Et selles mõttes näiteks Vene kodusõjas oli üks määravaid momente, loomulikult talupojad mingisugust maad ei saanud, nagu oli enamlaste partei lubanud. See kooriti nendelt pärast tagasi, aga kuna niinimetatud Vene valged ei olnud nõus minema üldse mingisugustele kompromissidele ja oli oodata, et nende eesmärk on taastada see kodusõjaeelne olukord ühes mõisnike ja tõenäoliselt ka isevalitsusega, kuna ikkagi arvata võib, et valdav osa nendest Vene ohvitseridest olid ikkagi monarhistid, et mingisuguseid järeleandmisi nad ei olnud nõus tegema, siis näiteks Vene kodusõjasse mängis suurt rolli. Aga midagi sellist ei olnud meie Eesti kommunistid nõus tegema aastal 18-19, et nemad konfiskeerisid maaomandi Eestis ja üritasid hakata tegema nendest kommuune ehk siis niisuguseid kollektiivseid majapidamisi. Ja selles on nähtud sellist suurt viga, et miks suur osa, ütleme siis sellest maaelanikkonnast, kuna ikkagi see maa küsimus, see, et suur osa põllumaast oli ikkagi Eestis koondunud väga väikese elanikkonna osa, ehk siis Balti aadli kätte, et seda nad ei suutnud lahendada, et selles on nähtud sellist momenti, mis on siis oluliselt vähendanud maarahva toetust Eesti töörahva kommuunile. Me rääkisime korduvalt Eesti töörahva kommuunis tegutsenud inimeste poolt korraldatud terrorist. Korraks mainisite ka seda, et Punaarmee sõdurid ja ohvitserid ju ka tegelesid kaugeltki mitte ainult puhta sõjategevusega vastavalt siis tolleaegsetele seadustele. Kas on tuvastatud punaarmeelaste, kes tulid Venemaalt, osalus tsiviilisikute vastases terroris? Jah, kahtlemata selliseid episoode leidis aset ja me peame ka arvestama seda, no nüüd me pöördume küll jälle tagasi rahvuse teema juurde, aga põhiliselt selle terrori täideviijad, ma mõtlen siis mahalaskjatena, olid Eesti kütipolkude liikmed, eelkõige siis Viljandi teise kütipolgu liikmed, kellest moodustati erinevaid karistussalkasid, mis tegutsesid Tartumaal ja Virumaal ja kes mälestuste järgi viisid läbi siis mahalaskmisi ja hukkamisi, sellepärast et väga sageli nii palju kui peale seda, kui enamlased lahkusid, õnnestus Eesti võimudel tuvastada näiteks kuulide kokkuhoidmise eesmärgil või siis puhtast sadismist kasutati ka mingisuguseid muid palju brutaalsemaid hukkamismeetodeid. Aga mis puudutab konkreetselt Punaarmee kuritegusid, siis kahtlemata sellised episoodid leidsid aset, me peame endale aru andma nendest tolleaegsetest realiteetidest, millega kogu see ühiskond, kogu see vägivald, millega ühiskond oli kokku puutunud juba 18. aasta suvest alates ja mis siis nagu sügisel siis nagu Nõukogude valitsuse dekreetidega siis muudeti ka justkui niisuguseks seaduslikuks protsessiks. Et kogu see ühiskond, eelkõige siis kõik need igasugused parteilised ja ka siis Punaarmee struktuurid olid sellest nii läbi imbunud ja me peame arvestama ka seda, et millise seisuni oli juba ühiskond jõudnud ja kui palju üldse maksis toona inimelu. Et õigupoolest see ei maksnudki mitte kui midagi. Ja mingisuguseid karistusi, röövimiste, tapmiste, vägistamiste eest ei olnud neil põhjust karta. Ei punaarmeelastel ega ka siis Eesti enamlastel, kelle kohta olid väga sageli liikvel süüdistused, muuhulgas siis ka teiste enamlaste poolt, et nad kasutasid seda punast terrorit ära selleks,
et lihtsalt omastada nende ohvrite vara. Kui avalikkus sai lehtedest teada ja piltide kaudu ka, et sellised juhkrused on toime pandud täiesti kaitsetute, relvitute inimeste vastu Tartus ja mujal. Milline oli valdav reaktsioon, milline oli sellega kaasnenud poliitiline diskussioon ühiskonnas? Ma arvan, et sellega mängisid ennast lõplikult bolševikud, Eesti enamlased Eesti poliitikast välja, et oli selge, et pärast seda ei saa nendega teha mingisuguseid kompromisse teiste erakondade poolt ja teiste poliitiliste jõudude poolt. Et meil muidugi olid näiteks Eesti vasakpoolsed esseerid, kes olid väga lähedased nendele, aga üldiselt enamlusest sai persona non grata pärast neid kuritegusid, ma arvan, Eesti territooriumil. Toonane ajakirjandus kajastas väga detailselt, väga elavalt neid kuritegusid, mis enamlased toime panid. Avaldati lehtedes nimekirjasid hukatutest, tapetutest, detaile, jutustusi, pealtnägijate tunnistusi, et ma arvan, et kes kasutasid, et kunagi toona olid ajalehed kindlasti peamiselt kommunikatsioonikanalid, mingisugust interneti loomulikult 100 aastat tagasi ei olnud, et ma arvan, et toonastele inimestele avaldasid need loomulikult äärmiselt sügavat muljet. Kui üritada võrrelda seda, kuidas mälestati vabadussõja aegse punaterrori ohvreid enne teist maailmasõda eksisteerinud Eesti Vabariigis ja nüüdses Eesti Vabariigis, mis on iseseisvuse taastanud, siis milliseid põhimõttelisi erinevusi selle teema nägemises ja arutamises me näeme? No esiteks me peame aru saama, et nendest sündmustest on möödunud juba 3-4 inimpõlve, arvestades sellele, kui pikaks keegi inimpõlve kestust loeb. Et kahtlemata sellise aja jooksul need sündmused kaotavad oma aktuaalsuse ja teiseks see, mis juhtus 40-41, eelkõige siis 41 ikkagi, ja peale seda aastast 44 see jättis kõik selle, mis juhtus 18-19 kordades varju, kuna see ohvrite arv ja kuna see elanikkonna osa, keda need stalinlikud repressioonid puudutasid, oli ikka oluliselt suurem kui need 2500, kes olid arreteeritud 18-19 nende mõne kuu jooksul, kui seda Eesti Töörahva Kommuuni Eesti aladel oli ja 600 rohkem kui siis 700 tapetut. Et need mastaabid on esiteks täiesti erinevad ja kuna aega on möödunud nii palju, siis ma arvan, et ühiskonnas on need sündmused paljuski jäänud unustusse. Ehkki kui me vaatame näiteks Eesti ajalehti siis, ja ka näiteks kohalikke ajalehti, siis ikkagi kui on mingisugused aastapäevad, kas või sellest samast Tartu, sellest krediidikassa mõrvast, Palermo mõrvast, et siis seda on ikkagi meelde tuletatud, et neid sündmusi ei ole loomulikult ära unustatud täielikult, aga loomulikult nad on kaotanud oma aktuaalsuse. Aga ma võin oma isiklikust praktikast öelda, et kui ma töötasin veel ajalehes, siis peale seda, kui oli mingisugune materjal ilmunud, leidus ikka 1-2 inimest, kes rääkis, et vot minu vanaisa rääkis mulle midagi sellest või minu sugulased olid need, kes kannatasid. Et mingisugune suuline traditsioon on ka nagu veel, vähemalt vanema põlvkonna seas veel kestab, võib niimoodi öelda, ma arvan. Ajaloolasena, kuidas teile tundub, kas vabadussõjaaegne terror on piisavalt uuritud, kas on veel objektiivselt olemas teatud siis võimalusi veelgi rohkem süvitsi minna või need võimalikud allikad tegelikult on lihtsalt juba nüüd ammendatud? Ma arvan, et ei ole. Et esiteks on võimalik kasutusele võtta uusi allikaid. Nagu tänapäeval räägitakse, iga ajaloolane teebki oma allikad ise, eks ole, et kes leiab. Ja kui ma vaatan igasuguseid mälestusi, kui ma vaatan
kas või mingisuguseid kohalike ajaloo uurijate, koduloolaste tekste, et aeg-ajalt on ikkagi midagi niisugust, mida ma ise saan nagu uut teada või mingisugust uut infot, et isegi siis, kui ma nagu eriliselt seda ei otsi, et see näitab seda, et on kindlasti palju, mida uurida. Omal ajal ma uurisin ka Venemaa arhiivides ja see on ka jälle üks võimalik suund. Samamoodi ka Läti arhiivides kõik see, mis puudutab Lõuna-Eestit, Valga ümbrust, et väga palju toona selle puhul olulise informatsiooni, mida ma toona sealt otsisin, ma sain kätte, aga palju jäi näiteks selle läti keeleoskuse puuduse taha. Et ma arvan, et kahtlemata on siin võimalusi uurimiseks ja kindlasti on neid inimesi, kes veel sellega tegelevad, aga mida ühe varasema küsimuse puhul ma tahaksin nagu öelda, on see, et mulle väga meeldib see, et näiteks sama teema on huvi pakkunud ka näiteks Narva kohalikele ajaloo-uurijatele, koduloolastele, et praegu näiteks seal käibki poleemika Narva linnas selle üle, et kuhu püstitada siis mälestusmärk Eesti töörahva kommuuni ohvritele. Et see ei jäta ükskõikseks inimesi, kellel tegelikult ütleme ausalt, see Narva linn, mis on nagu praegu, see ei ole päris see sama Narva linn, mis toona ja kahtlemata ka see elanikkond absoluutses enamuses, nad ei oma nagu otseseid juuri selle paigaga. Aga see, kuidas nagu paljusid narvalasi huvitab see nende kodukoha varasem ajalugu, see, mis oli enne aastat 44-45, see on minu jaoks väga positiivne üllatus ja see mulle väga meeldib ausalt, et selline tendents. Ja pöördusid ka Eesti Mälu Instituudi poole palvega toetada seda algatust, et see mälestusmärk tuleks siis Luteri kiriku kõrvale, mille ruumides siis töörahva kommuun väidetavalt välja kuulutati. Loodetavasti see sünnib sellepärast, et üle Eesti on tegelikult väikestes ja ka suuremates kohtades erinevaid kohalikke mälestusmärke pandud. Narvas siiamaani mitte. Et loodetavasti neil õnnestub, kui mitte sinna, kuhu tahetakse, siis kuhugi teisse nähtavasse kohta. Siin me saame tallinlastena väga vähe neid aidata, aga loodame, et nende see algatus osutub viljakaks. Ja nagu sa ka ise tead, et sa oled olnud tegev sellistes kodanikuühiskonna projektides, et kui on niisugune aktiivne tuumik, et siis nad võivad saata korda suuri asju. Ja kui Narvas leidub ka see aktiivne tuumik, siis ma arvan, et ka nende pingutusi võib edu saata lõpuks. Aga igal juhul see on äärmiselt positiivne. See aga, et fakt, et see tuli Narvast just nimelt selle nii-öelda mälus natuke lahustunud teema kerkis taas esile tänu Narvale, on minu meelest veel üks tõend selle kohta, et vabadussõja aegse punaterrori temaatika endiselt pakub huvi ajaloohuvilistele ja loomulikult endiselt ju elavad ka inimesed, kes teavad, et nende pereliikmed olid siis hukatud, et meie ülesanne, ma arvan, et kui selle teema teadvustajad on tähele panna, et ka enne 1940. aasta traagilisi sündmusi olid inimesed, kes selle sama ideoloogia tõttu kaotasid oma elu, tervise või näiteks vara. Ma väga tänan teid, et nõustusite tulema ja rääkima sellel teemal ja loodetavasti kunagi saame taas rääkida sellest võib-olla teise vaatenurga alt, näiteks kui ilmuvad veel mõned värsked tööd sellel teemal. Aitäh! Suur aitäh ka kutsumast!